aga sellist tunnet ei ole, et kuidagi see prokuröri kogemus on teil nagu see ühes mõttes nagu muutnud teid empaatilisemaks teise poole suhtes, vastaspoole suhtes, aga ega see teid pehmeks selles mõttes ei ole teinud, et kui inimene on nagu kogu aeg advokaat, on kogu aeg näinud prokuröre nagu sellises võistlevas mudelis, et siis võib-olla ta on kuidagi karmim või jõulisem, et kliendi huvisid te saate alati samaväärselt kaitsta kui inimene, kes on ainult advokaat olnud. Ma loodan ja see sõltub rohkem inimese enda olemusest, mitte see, et mis on tema endine töö, et kui me vaatame ka Eesti lähiajalugu praegust aega, et ega on ju väga palju väga tugevaid advokaate, kes on olnud varasemalt nagu prokurörid, et siin sellist nagu üldistust ei saa nagu teha, et kuna mõned prokurörid isiklikult tunned ja nad on endised kolleegid, et siis sa kohtusaalis ei taha nagu väga keeruliseks nende elu teha ja jätad võib-olla kliendi huvid kaitsmata et see, mis ma olen alati nagu mõelnud, et ükskõik mis ametit ma olen nagu pidanud, et ma olen ikkagi üritanud selle ameti rolli võimalikult hästi täita ja advokaadi roll on kriminaalprotsessis vähemalt kliendi kaitse. Et see on see, mida ma seal teen. Kas debatist jäi veel midagi üles, mida tahaks eriti rõhutada? Ütleme niimoodi, et kriminaalmenetlus ei saa mitte kunagi valmis. Et aeg-ajalt nagu tekib nagu tunne, et teeks veel paar muudatust seaduses ära ja et siis ongi jälle kõik nagu hästi, et ei, elu läheb kogu aeg edasi ja viimastel aastakümnetel üha kiiremini, ehk siis see kõik see väline, mis tegelikult mõjutab ka kriminaalprotsessi, läheb täna ju nii suurte sammudega edasi, et kahtlemata see kogu see digimaailm, tehisintellekt, see kõik tuleb. Mõnes mõttes ainuke, mis me teame, on nagu see, et see kriminaalprotsess kindlasti muutub. Milliseks ta muutub, me ei tea, seda me veel ei tea.